Me ütleme kõigile head uut aastat. Mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja ja täna on mul au tutvustada enda väga tubli abilist, kes on mul külas, Kirketrikk. Lehvitame! Ja täna me näitame, kui lihtne on Tupperwarega kokata koos lastega. Selleks ma tutvustan täna Tupperware multikulpi, mis koosneb 3 erinevast kulbifunktsioonist ja mida kõike me saame sellega valmistada. Kõigepealt aga tahaksime midagi soolast, kuigi pühad on möödas ja oleme just palju söönud erinevaid asju, siis oleks hea ka nüüd teha midagi uut. Ja teate, mul on nii hea meel, et ma sain täna kätte Tupperware esimese paki sel aastal ja millised imelised segamiskausid tulid mulle kingituseks. Erinevates suurustes ja lisaks, see võimalus on kõigil teil, terve jaanuar, selline fantastiline segamiskausi kaas, mis sobib erinevate kausside peale. Mis meil siin sees on, Kristeli? Räägi. Kas sa tead? Hakkliha on sibul. Sibula me purustasime Tupperware shopperiga. Tegime selle natuke panni peal ära. Siis mis me panime siia veel? Pipart, soola ja kasutame meie hakklihapallide valmistamiseks pudrunuia. Proovid sa, kas sa saad hakkama? Vajuta 2 käega kohe tugevasti. Kõik me teame, et Tupperware kartulipudrunui on just putrude tegemiseks. Aga kas te ka teate, kui hea on siin sees teha kotletitaigen? Kas läheb ilusti pehmeks? Omavahel kõik 2 käega kohe tugevasti. Väga tubli. Ja siis saame teha soolased pallid. Kas ma natuke aitan? Anname natuke jõudu juurde. Lisasin siis hakkliha, sibul, nagu nimetasin juba. Lisaks natuke vett, sest vesi on see, mis teeb meie selle taigna selliseks mõnusaks siduvaks. Ja ta täiesti klopib vahtu. See on seesama liigutus, mida te teeksite muidu käega, aga teie sõrmed on puhtad. Kas meil on kindlad käes? Ei ole. See tähendab, et saame väga lihtsalt ise hakkama. Niimoodi võib teha toormoosi, niimoodi võib teha hakklihapalle. Kõike, mida erinevaid asju me soovime. Nii. Ma palun Tšiki-Priki meie videokuntikul anda mulle üks muna külmkapist. Kohe praegu tuleb. Teate, kui hea, kui sul on abilised. Ütleme nii, et meil on ühte munavana ja muna tuleb olemas. Paneme muna ka, et ta tuleks selline veelgi siduvam. Nii. Koored ära ja seome läbi. Millise kulbiga see Kirketrikk tahaksid teha hakklihapalle? Vali välja. Vali välja. Kas kõige suurem? Kõige suurem meeldib sulle. Kas sa mäletad, kuidas ta töötas? Sa oled proovinud enne juba. Mis sa teed? Vajutad. Tõesti, meie multikulbid koosnevad siis 3 erinevast kulbist ja need kulbid on eri suurustega. Lisaks sellele, et te saate sellega teha trühvlid, te saate teha hakklihapallid, kohupiimapallid, kakaopallid, šokolaadipallid, küpsised, kas või makroonitäidis panna, erinevaid põnevaid asju, frikadille teha ja kes keelab ka võib-olla kümpe. Kõige parem, mis sa arvad, kas su käed jäävad puhtaks, kui sa teed sellega? Jäävad, eks ole, sa ei ole kättpidi toidu sees. Ja see ongi kõige toredam, et see meeldib ka lastele. Praegu on meil koolivaheaeg. Kutsuge lapsed appi endale ja ime lihtsalt saab valmis teha just neile maitsvad road. Ja uskuge, kui nad on neid ise teinud, siis nad ka söövad. On nii? Ise tehes on palju maitsvam. Nii, tõstan pudrunuia ära. Kasutan selleks siis seda imepärast kaussi. Praegu tõstan ta siia eemale. Panen sulle selle kausi siia poole. Puhastada on neid kõike väga hea meie Tupperware kaabitsaga. Erinevates suurustes kausid. Nii, ja kuidas sa teed? Kõigepealt ma räägin natuke veel. Küpsetamiseks kasutame meie silikonalust, mis on ka sellel kuul sooduses. Ja kas sa näed, siin on nii lihtsalt ringid ees. Saad nende peale ilusti panna. No nii, ära praegu vajuta, vaid lihtsalt tõmba. Tõmba täis nagu jäätist võtaksid. Ja vajuta siia ääre vastu. Ääre vastu natuke, ma näitan. Nii, võtame veel natuke. Niimoodi kenasti täis. Nii, ja nüüd pane siia aluse peale. Kuhu sa tahad. Ja lihtsalt klõks lahti.
ja valmis. Võtame järgmise. Vaba käega, nagu vajuta rohkem ära, nii täis võta, sest vaata, issi tahab ju ka saada ja emme tahab, et siis me peame tegema, sa oled kaval. Sa valid ise, kui palju sa paned, jäta väike vahe. Ideaalne, natuke kaabitsa kaitan, saad veel võtta, võta veel mõni. Niimoodi saate te teha müslipallikesi, vajuta siia ääre vastu, siis jääb ilusti. Niimoodi. Ja, pane siia peale. Niimoodi, et kui natuke väiksem, tahad sa mõnda väiksemat ka panna? Ma mõtlen praegu, ma tahan teha kähkuga rahvaellosid ja juustupalle. Võtame siis selle. Äravõtmine käib ime lihtsalt, siin on nupp ja nagu ma olen teile kogu aeg rääkinud, kui tupperwaretoode on 2 värviga, siis ta käib lahti. Nii lihtsalt tuli kohe lahti. Nii, ja nüüd paneme ta klõtsuga paika. Palun, võta järgmine. Ja ääre vastu vajutad ära, vajuta veel ära, et ääred puhtaks saaksid natukene. Homme hakkad kodus emmega küpsis, aitad nüüd küll, ära rohkem pane. Nüüd pane siia järgmine suurus. Vola! Paneme veel mõned. Niisama lihtsalt saate te teha, kas kalakotlette, kas lihast, millest iganes. Nii, kas on ilusad? Kui tahate, panete peale juustu, vajuta ääre vastu kenasti. Ja kui tahate, panete siia 3-4 pallikest, ülejäänud panete kartulit, nüüd vajuta. Nii, super. Aplaus, paneme selle kõrvale. Kas võtame järgmise asja? Proovime veel teha ja nii tulevadki hakklihapallid. Kui tahate, panete veel täidist, kui tahate, panete muna peale, tõstame kõrvale ja silikonalus alati resti peale. Silikonalusega saab siis lisaks teha ka rullbiskiidid ja muud põnevad asjad. Nii, teeme ka juustupalle. Selleks võtame teise aluse. Teise aluse, neid ei ole kunagi kodus liiga palju. Teate, et ma tegin ka kogu jõuluaegse Napoleoni tordi, kõik põhjad sellega valmis. Lisaks sellele, et me tegime siin praegu erinevaid frikadelle, saab nende samade kulpidega ideaalselt kasutada neid kulpe ka möödukulpidele. Te võite nendega võtta kuivaineid. See tähendab, kõige väiksem on 1 supilusika täis. No nii, see on eetrinärv, mis praegu toimub. Nii, kas me leiame ülesse? Ole, küll on hea, kui on väiksed abilised, eks ole? Nii, vaatame kohe. Siin on väike naga, paneme ta paika korras. Ja paneme paika. Et see tähendab, et siis väike on 1 supilusika täis. Keskmine oli 2 supilusika täit ja kolmas suurus on 3 + 1/3. Me võime võtta kuivaineid nendega, mida me tahame toidus kasutada, kõiki erinevaid asju. Nii, aga nüüd teeme juustupallid. Selleks me kasutame tupperware kaussi. Juust on Saaremaa juust. Praegu oli mul ta valmis rivitud kujul, aga kui meil kodus riivjuustu ei ole, siis ideaalselt saate tupperware shopperiga hakkida ka. Oled sa teinud sellega midagi kodus? Oled midagi purustanud? Ei ole veel. Kui te hakkate šokolaadiküpsiseid tegema, siis ma soovitan, et küsi emme käest, sa saad sellega väga hästi hakkama. Nii, paneme juustu. Juustud on meil siis hoitud kenades kaussides, mis on ka veel see nädal eripakkumises. 600 millilitrised, lisaks 300 millilitrised ja neid ei ole ka kunagi liiga palju. Hermeetilise kaanega, kõik erinevad portsjonid saate kaasa võtta, valmis panna. Siia sisse paneme ka küüslaku. Ka küüslakupress on täiesti asendamatu abiline. Ja just sellel kuul. Nii, palun, vajutame ja teeme puhtaks. Teeme puhtaks ilusti. Paneme veel küüslaku. Küüslak on tervis, küüslak on vitamiinid ja selleks on meie küüslakupress just nimelt suurte väikeste küünte väga heaks kasutamiseks. Ja kes soovib puhastada, siis ka selleks on küüslakupressil ideaalne võimalus siin taga panna küüslaku küün, kui ta on koorimata ja vajutada peale ja nii lihtsalt tulebki koor ära. Ka siis ei pea te otsima noaabi. Väljavõtmiseks ja puhastamiseks on küüslakupressil eraldi tera, mis siis liigub siit ära, tuleb välja ja ka siis saame ideaalselt puhastada ära. Mitte midagi ei lähe kaotsi. Küüslak on tervis, on vitamiinid, eks ole? Nii, nüüd lisame muna.
200 grammi oli siis juustu. Retseptid muuseas paneme video alla ja ma väga soovitan teil video alla ka lisada kommentaare, milliseid palle teie näiteks nende samade multikulpidega teeksite. Nii, meil on pandud siia juba muna, meil on pandud juust. Minule meeldib ka muskaat. Kas sulle meeldib? Ei tea veel praegu, eks ole. Niisama kena väike riiv ja ainult natukene vajutades riivib ära ja muskaatpähkel on ikkagi kõige parem otse. Siis on ta kõige puhtama maitsega. Kas sa tahad ka proovida? Kas sa segada tahad proovida seda kõike? On ju? Paneme natuke paprikapulbrit. Kes tahab, võib ka lisada natuke jahu, aga tegelikult juust ja muna teeb oma töö täiesti edukalt ära. Ja kasutame segamiseks meie kaabitsat. Kaabits on just nimelt, silikonkaabitsad on ka jälle sellel kuul pakkumises. Proovi, kas sa saad segada juustu, katsu niimoodi rahulikult oma vahel, et muna ja juustu oma vahel segamini läheks. Kas on mugav sellest kausist kinni hoida? On, eks ole, hoia siit äärest kinni. Mis sa veel siia tahaksid äkki panna, kui juust juba on? Kas vorsti võiks panna? On jah. Mis veel võiks panna? Kas sul soolased asjad muidu, mis sulle veel meeldiksid? Ei tule praegu pähe. See on selline asi, et siia saab lisada erinevaid, väga erinevaid asju. Loomulikult, kui te tahate teha õlis, te võite ka õlis küpsetada, aga praegu läheme me natuke lihtsama vastupanu teed ja paneme just nimelt nad väikeste pallidena, juustuküpsistena teeme siinsamas aluse peal. Nii. Ja võtame jälle meie palli ja palun väga, see on meil praegu pandud mitte resti peale, vaid lõike laua peale. Ja nüüd saad võtta siit ka jälle siit äärest, hästi siin vajuta ära, et ainult see pall jääks täis. Nii. Ja nüüd pane täpselt nende peale. No, see on täitsa meister, vajutame veel. Nii saate te kõik ühes vajuta hästi täis, et ta ei oleks lisa. Ja nüüd siia peale. Natuke liiguta sinna poole. Nii, kui kaval sa oled. Nii lihtsalt said hakkama. Nii saate täpselt võrdses koguses, te ei pea kaaluma, sest kulbil on oma maht olemas. Ja küpsised tulevad kõik ühe suurused. Sellised parajad, soolased snäkid, kas kaeraebastega, kas müsliga, kõige sellega võimalik teha. Kas on lihtne? Niimoodi võib ka teha hakklihapalle. Nii et, kas hakkad kodus ka emmega tegema? Nii, suur tänu sulle, paneme selle ära, ma tõstan sellega kõrvale ja ma näitan veel, mis nende pallidega saab ideaalselt teha. Ideaalselt saab nende pallidega teha ka, kohe, puhastan ära siit, saab ideaalselt teha ka Raffaello küpsiseid. Kas te olete maiasmokad? Mina tean, et minu sõbranna on ja temale meeldivad väga erinevad maiused. Nii, ja mis on mul siin valmis tehtud? Raffaellod, me ei pea neid poest ostma. Kasutasin selleks Tupperware mikrokukk anumat, kuhu panin siis kõigepealt või, siis panin kondenspiima, segasin läbi, siis lisasin siia kookoshelbet, vahepeal käis ta mikros, ma panen retsepti täpselt teile ülesse. Nii, selline mõnus mass tekib. Vispliga on hästi ja segada, proovi ka, hoia siit kannust kinni, sellepärast on sellises sangaga asjades hästi hea teha. Nüüd lisame siia toasooja toorjuustu, paneme toorjuustu, lisame juustu. Nagu näete, kaabitsaid peab ka alati olema hästi mitu. Hoia sangast kinni see vahepeal ja kaabitsaga saab anumad kõik täiesti puhtaks. Praegu tellides meie silikonkaabitsa keskmise saate väikese kingituseks. Nii, kondenspiim on pandud, siis paneme natuke mett ka. Et mis see magustoit muidu on, eks ole? Ja ideaalis oleks nüüd vaja meil seesama, me paneme pildid, sest me ei jõua teil videos kõike korraga teha. Ideaalis tahaks nüüd seesama taige, kuna külmikus natuke aega. Lisame siia ka küpsised või vahvlid, mida teil just kodus on. Ja purustamiseks sobib ideaalselt selleks meie smoothie shopper. Nii.
nii, smuuti shopper, küpsised purustatud, lisame siia. Ja jälle, et me saaksime ta hästi puhtaks, saame kasutada jällegi meie kaabitsat. Kaabits on meil siin. Küpsised, pähklid, smuutid, sibulad. Sel kuul on siis seesama suur smuuti shopper, millel on ka komplektis veel visper. Eripakkumises väikese herbshopperi hinnaga. Seda peate te tõesti kasutama. Võtke ühendust oma esitlejaga või kirjutage mulle. Ja kindlasti ootan siis kommentaaridesse, milliseid toredaid asju teeksite teie selle sama multikulbiga. Nii, kuidas läheb meie vahustamine? Hästi läheb. Natuke veel, laseme, kas ma natuke aitan sind. Mis sa arvad, kas sa selliseid Raffaellosid ise teeksid? Kondentspiim, mandlid. Mandlid on tark ära röstida ja mandlid lisada pärast. Nii, ta on nüüd selline mass. Praegu me tõstame ta kõrvale, sest me paneme ta külmikusse ja pärast teeme, vormime meie serveerimisaluse peale kokoshelbeste sees. Kokoshelbed paneme juba valmis. Kus on meie kokoshelbed? Kokoshelbed siia ja nüüd need samad meie Raffaello pallid vormime selle väikse kulbiga ja sisse paneme mandlid. Teeme üllatuse. Kas me sõpradele ka anname neid magusaid mandleid ja Raffaellosid? Proovid kodus ka järgi. Igatahes ma väga loodan, et ka teile multikulbi idee meeldib, sest sellel kuul, jaanuaris, on hästi palju toredaid ideid ja kuna me kokku ei saa selle kuul ja veel ei tea, mis aasta toob, siis kindlasti teeme veel laivisid. Nii et võtke ühendust, multikulbid ja teised toredad tooted jaanuarikuus teie jaoks. Kõike ilusat, olge terved!